Jüri Ammer, mis on toonud teid siia Haabersti linna nuka peale keskerakondlikku linnavalitsust kiusama, et ei lase neil varuda sügiseseks valimishooajaks küttepuid pensionäridele ja valada siia uhket betooni? No eesmärk vast ei olegi ikka Keskerakonda kiusata, vaid üks ilus ja suur ja vägev puu ära päästa. Et las ta siis seisab siin Haabersti nurga peal inimestele rõõmuks. Paistab, et siia on tulnud kokku inimesi mitte ainult Eestist, vaid isegi kaugemalt maailma otstest. Siin on igasugu huvitavaid tegelasi olnud. Ja. Siin on üks saksa insener, siis on siin käinud üks prantslane, siin on inimesi Tartust lausa päevade kaupa olnud ja väga põnev seltskond on siin, mis vaheldub aeg-ajalt. Mis siis ikkagi see põhihäda on, mis selle puu ümber käib? Noh, puu ümber ei käi midagi muud lihtsamat, kui see tahetakse lihtsalt maha võtta, et tõmmata üks sirge trass selle vastavalt kellegi tehtud kuskil kabinetis projektile. Võiks nagu nii uhke puu ikka jätta ka meie lastele ja lastelastele. See on täiesti elus puu. Miks peaks sellise maha võtma? Kui siit võib-olla küll võhiku silmaga vaadata, siis teiselt pool on ju puha mingisugune võpsik ja tüher maa, et paistab nagu mingi projekteerimisviga oleks saanud ju teha tee lihtsalt mingisugune paarkümmend meetrit teise poole ja oleks ju asi lahendatud. No ma võhikuna oletangi, et see projekt on tehtud kuskil kabinetis, vaadatud Google Mapsi või mingisugust maakaarti ja ei olegi tähele pandud, et teisel pool tõepoolest võiks lepavõsa maha võtta ja tee sinna teha. Nii et need on niisugused apsud, mis on minu meelest ka parandatavad veel. Ma vaatan, et siin kohale tulnutel ei ole selgas kuulivest ega ei ole varustanud, et kas märulipolitsei kohale tulekut ei karda? Ei, märulipolitseid pole näha olnud. Siin on käinud harilik politsei ja mupamehed ja ehitusmehed aga mingiks kaklemiseks pole nagu asi küll läinud. Et esialgu on asi väga rahulik. Aga mingeid selliseid tõsisemaid hoiatusi, et mehed kui siit ja naised ära ei lähe, et siis läheb halvasti? Mina ei ole kuulnud igatahes ja neid hoiatusi on siin käidud tegemas, aga siiamaani on meid ellu ja rahule jäetud. Vaatsin, et siin on teil ka uhke väli Kemmert. Kas selle tõi nüüd linnavalitsus mingi prügikampaania raames või on see midagi muud? Nii palju kui mina tean, tõi selle üks hea inimene, kes selle alaga tegeleb ja tõi ta täiesti vabatahtlikult ja tasuta meile siia. Ühesõnaga osutamaks oma poolehoidu sellele aktsioonile. Ja kui nüüd ikkagi läheb tõsisemaks selliseks ohuks, et puu maha võetakse, kas siis seote ennast kettidega puu külge või mis juhtuma hakkab? Ma arvan, et me ronime puu otsa. Et vaatame, mis siis saab. Vaatan, et ka Keskerakonna mehed on siia tulnud, et mis on toonud, et kas olete nüüd kohale tulnud laiali ajamas või hoopis toetamas seda aktsiooni? Mulle meeldib must huumor ja võiks öelda, et ma olen saemeeste pealik, aga tegelik asi on palju karmim. Et ma sõitsin, millal see oli, mõni aeg siit mööda ja nägin, et siin telk on ja inimesed on ja peatasin auto ja tulin siia vaatama. Ja kuulsin, et plaanitakse sellise uhke puu tapmist. Ja samal päeval võtsin ühenduse peaministriga, kes oli sel hetkel Küprose visiidil ja palusin tal appi tulla, lahendada see küsimus. Ta soovitas mul rääkida tegevlinnapeaga, kohe siit samast helistasin tegevlinnapeale, palusin lõpetada see barbaarsus või see plaan ja olen väga aktiivselt sel teemal rääkinud nii-öelda riigi ja Tallinna linna juhtidega. Täna hommiku sain Tallinna Keskkonnaametist vastuse, Keskkonnaameti juhataja vastuse, mis on pikk vastus ja see on praegu, ma panin oma Facebooki lehele ja selle puukaitsjate kodulehele selle üles, kus on selgelt tuleb välja, surmaotsus on langetatud sellele puule. Küsimus on, et millal see täide viiakse ja kui palju puid siis selle asemel istutatakse, et lühike kokkuvõte, et Keskkonnaamet võitles kaua aega selle puu eest ja nende meelest võiks ka jääda, aga et paari aasta pärast ta niikuinii hääbub, kuna see juurestik kahjustub ja
ei maksa lolli mängida, et parem raiume ta kohe maha. Ja küsimus on, millal tulevad saemehed siia ja ma tulin praegu istungite järel ja nõupidamiste vahel siia vaatama, et kuidas see värk on ja mind väga puudutab see, et looduskaitsekuul ja rohelise pealinna puhul on selline asi üldse võimalik, sellise suure hõberemmelga siin maha raiumine, selle asemel, et planeeringut muuta. Siin tuleks planeeringut muuta. No kui siin vaadatagi, tegelikult ju kohe on majad niivõrd lähedalt sellel plaanitavale teele, teiselt pool on ju puhas võpsik, et oleks saanud selle tee ju liigutada mõnikümmend meetrit teise poole ja oleks asi lahendatud. Ma arvan ka. Ja minu seisukoht on ka see ja ma seisan, räägin paari tunni pärast ka peaministriga uuesti sel teemal, et planeeringut tuleb siin muuta või vastasel juhul jutt sellest, et Jüri Ratas ajal, kui ta oli linnapea, algatas liikumise roheliste pealinnade võrgustik, eks ju. Ja kui me praegu siin raiume sellise puu maha siin, see on märgiline asi. Et tuleb planeeringut muuta, loomulikult, kui teerull liigub või harvester, siis on raske seda peatada, aga ei saa nii-öelda sellise kirvemeetodil läheneda sellele. Ma ei ole sellega nõus, mitte kuidagi. Oleme kaamera ette püüdnud mehe, kes on pärit Norrast, Vegard Christopher. Christopher, mida sa teed üldse Eestis? I am here in Estonia with a non-governmental project to create a sustainable city planning for Tallinn, Tartu and Pärnu cities. Head vaatajad, nagu te aru saite, siis tegeleb Christopher siin linnaplaneerimis küsimustega ja siit kohe läheksime edasi selle puuga seotud teema juurde, et sa oled analüüsinud selle Haabersti ristmiku projekti ja oled avastanud terve rea probleeme. There is a private company have doing the project for Haabersti ristmik and they have moved the whole ristmik closer to the city environment where people are living and where there is green nature and parks, ruining the parks, removing the green trees from the local citizens and creating technical obstacles with many more red lights, and they are instead of moving the ristmic in the opposite direction away from the place where people are living, they could easily build on the bridge over the parking places, protect the parking places against sun, get the noise, dust away from the citizens and create a much larger environment with green plants, parks, recreation area for the people. Lühidalt siis võime kokku võtta sinu jutu, et see projekt on planeeritud nii sotsiaalses mõttes, elukeskkonna mõttes kui looduskeskkonna mõttes, aga ka liikluse korralduse mõttes tegelikult kehvasti. Aga sa ei ole tulnud siia mitte ainult, eks ole ju kritiseerima, vaid sul on välja pakkuda palju paremad plaanid. We have a good example. There is one large tree in Circle Road, one of the entrance roads to the Haabersti ristmik, and over 2,500 people have signed in a petition to save the tree, and there are no technical reasons why the tree should be removed. And in this case, it's very easy to solve. We just remove the grass from the soil over the roots, put the geotextile, leave 20 centi leave, 20 centimeter sand ja killustik ja ventilatsioontoru, ventilation canal, and then asphalt on top. The tree will have enough oxygen. The road traffic can go without damaging the tree and the tree can stay without being cut. Nagu te siis Christopheri jutust võisite aru saada, et tegelikult on olemas selle puu jaoks lahendus. Seda ei ole vaja üldse maha võtta, piisab, kui teha asi õigesti ja see puu võib järgmised 100 aastat siin täiesti vabalt kenasti edasi olla. Aga Christopher, sul on olemas ka lahendus mitte ainult selle puu jaoks, vaid ka palju suurem lahendus. You have a lot bigger solution. And what we see here is we can move the roads more far away from the living place where people are living and create the larger green areas, create the walking roads under the main roads, remove the red lights so the traffic can flow normally. And we can also partly put some of the road in a
tunnel half away buried in the ground and cover over with sand and grass so that there can be a park, a green park for the local citizens to walk instead of a huge road system. And it is also possible to build the bridge, which is planned, move it over the parking places so that it will give the shadow on the parking places, and it will be possible to free here. This bridge can be moved over the parking places, create a large green area, and then it's possible to build real estate like a tall blocks in the place where the road is today, and between the existing road today and the place where people are living, to increase the park area and the green recreation area. Christopher, kui nüüd sinu lahendust võrrelda olemasolevaga, siis siit tekib see küsimus, et seda projekti võib olla tehtud lihtsalt selle euroraha raiskamise pärast, läbi mõtlemata kõik need sotsiaalsed, looduslikud ja muud küsimused. Yes, the first thing they did was to remove the trolleybus because they said New Harbour-Steristmic, we cannot have trolleybus with electric lines. So they removed the trolleybus and Öismaa lost the environmental transportation method. And then they are moving the whole Ristmic closer to the blocks, cutting over 250 trees, which is the tall protective vegetation between the road and the living places. Then they are taking away the large grass areas where people are walking with children, dogs, and where they have a connection with the nature, moving the whole Ristmic closer to the people with dust, noise, exhaust and visual pollution. And there is coming a wind direction from the sea, dragging all the exhaust and pollution straight to the living area of 2,500 people. Finally, we can make the conclusion that this tree, what you're trying here to save, it's just a small part of a lot bigger problem, and it's just a symptom of a very big and bad problem. Yes, exactly. There is no technical or building technical or engineering reason why the trees cannot be saved. It's very easy to move roads, to move pipelines, to use a drilling machine for electric cables, rather than to cut the trees. And to plant a new trees to replace large, tall existing vegetation is just absurd. I mean, why to cut the trees to plant the new trees? This doesn't make sense. Of course, typically for European Union fund money, they pay the tree cutter, they pay the tree planters. But what is the result for the local citizens? They have lost their whole environment. And the real estate value have dropped in these 9 block buildings behind the Harbour-Steristmic project, more than 2 million euro in real estate value. And there is no budget in the project to pay the compensation for the block owners. Kas sa oled ka kohtunud või on tulnud sinuga kohtuma ametnikud, kes on kogu seda jama kokku projekteerinud? No, I have sent a complaint about how the project has been engineered. They are ruining the groundwater, ruining the nature, creating traffic problems with poor design of the new Ristmic. But what they answer is that you should comment this 1.5 years earlier when we were in the planning process. But what they did, actually, they gave the whole planning process to the private company to bypass the smart city planners who had a much better alternatives than the private company, and bypass the laws and regulations which are protecting the environment and the local citizens. Yes, I called police.